No nii, tere sõbrad! Oleme siin Bremsi ägedas garaažikompleksis. Täna teeme väikse väljasõidu Tartusse, kuna meil oli Instas väike poll, et kas me toome E92 teiliks või siis me peame ehitama ühe E46 talvedriftika. Me leidsime Tartust ühe väga ägeda 328, see on Saksamaalt toodud, peaks väga sille olema. Siim on kohe treilaga siin ja lähme Tartu poole. Tartu. Tartus kohal. Tauf autos oleme. Siin on väga palju ilusid pille. Üks ilus maasikas on seal ka. Ega tegelikult me väga ei tea, mida me ostma tulime. Seda me näeme, et aku on tühi, booster on kaasas. Kuule, aga pill on juba treila peal ja ma oleks võinud selle lihtsalt siis ju järgi panna. Tere! Tulime midagi ägedat vaatama. Tundub. Meil tuleb vähe suurem projekt sellega vist. Ma saan aru, et Saksast tõid selle pilli alles või? Ma vaatan, et karbid on ju täitsa ilusad ja no sumpa on väga vinge. Ja stange on nagu väitse eesmärgi päraselt kasutatud kuskil, ma vaatan. Samal, jah. No, õnneks see tuleb... Eramaja hoovis seisnud terve see aeg ühe koha peal. See tuleb maha õnneks, ei hullu midagi. Oho. Tutikad tuled kaasas. Kaarsit Kaspar, hoopis Kaarsit Veego. E46, 2,5 bensukas ja siin on igast ägedaid asju tehtud, kuna julmalt toodab sooja, siis on võred silliga kinni, õhk liigub sisse-välja. Külje peale lähme M3, ehk tegelikult on üldse M3, tuleb välja. Küljekarb puudu, salong, juppe täis, kõik on tuuning, Need for Speed ja värki. Ja nüüd tuleb põhiasi, Deep, Downforce, Big, Double Exhaust Pipes, Fire, More Downforce, võred, asjad. Tagurluskaamera E46-l. Näed, kuhu tagurdad. Kellad on sinised, kellade peal tippkiirus 300 km tunnis. Väidetavalt jookseb välja. Üks huvitav asi on veel, kuna see on nii kuri pill, siis on ka silmad kurjad. Igaks juhuks mainime ära, et võib näha välja nagu Emeksi kaup ja me ütlesime, et see pill läheb loosi. Me täitsa anname selle inimestele ära, võitjale. Aga tegelikult me ehitame tast väga ilusa asja, et siit tuleb kindlasti järjest veel mitu seeriat või? No kindlasti, me juba tegelikult Stansi omanikuga Jussiga rääksime. Juss oli väga avatud mõttel, et ta annab meile igast juppe, paneme siia kindlasti uued istmed, uue rooli, paneme hüdro sisse, teeme ta sellise setup, et sellega saab minna jäärajale sõitma, kindlasti saab minna sellega talvedrifti võistlustele, kus iganes hing ihkab. Me teeme tast kindlasti sellise auto, et sa saad ikkagi sellega sõita. Praegu ta näeb veits kehva välja. Mitte sa ei saa sellega lihtsalt sõita, saad seda nautida. Ja nagu kes vaatab meie podcasti Kütsi peatus, siis Randalu ütles, et tuleb alustada drifti. Mine jäärajale ja siit varsti tuleb siuke pill, millega keegi saab alustada oma drifti karjääri. Võib-olla me toome uue Eesti drifti tipu kuskilt välja. No peab tooma. Ja. Hommikul juba tegime video, me valetasime, et me arvasime, et see on 328 tegelikult, kui me tulime ostma. Ta on 2.3 mootor, aga tegelikult see on 2,5. Selles mõttes me saame teda chippida nii, et ta ikkagi tuleb sinna 140 kilovati juurde välja. Aga 2.3 seal on natuke väiksem kolb, aga seal pole hullu. See tuleb kõige kiirem asi üldse. Küll me leiame mingi venna, kes paneb ta paukuma, teeb chippi ära. Kurat, siin on... See on küll väga vale mõõduga oma siin. Siin on tuuning. Siin on väga tuuning tehtud. Ja, eks me siin on. Käib ideaalselt. Võtame ära. Davai. Pops and Bangs. Praegu on ikka väga mingi misfire seal. Ole veits veel. Kuradi uus aasta oli seal mootoris praegu. Noh, mis on ikka siis? Aitäh. Kõik läbi. Lähme siis nautima ehitust. Lähme Tallinnasse tagasi.
oleme otsaga garaaži jõudnud. Kuna pill on pikalt seisnud Saksamaal hoovis, ma arvan, esimesena võtame poolid maha ja proovime ta üldse käima saada. Ja kui vaatame, et motoga on kõik hästi, siis toimetame edasi. Võtame lahti. Märg on küll siin. Ups. No, siin on esimene probleem, ma arvan. Esimene misfaia. Õnneks meil poole on ja see 46 on igal pool on juppe, nii et ma arvan, ei ole üldse hullu. Ma natuke ennetasin probleemi ka, ma võtsin 3 pooli kaasa ka. Aga noh, siit on juba näha, et 2 on täiesti läbi vettinud, et vaatame. Teeme kõigepealt kuivaks, äkki need töötavad. Kõik on märjad. Viimased 4 on täiesti läbi vettinud. No ainuke asi, mis siin on, ma arvan, et siit on see kate on puud olnud, vaata. Ja kõik vesi, kus on vahel, ma arvan, see on, kuna siin on augud sees, vaata. See vesi ikkagi voolab siit läbi ja otse poolide peale. See kabo ümber tuunimine on nagu ta on. Vihma sajab, siis tuleb vesi sisse. Kindlasti karteri tuulutuse süsteem on kõik vaja korda teha või üldse pimedaks panna. Ma tean, et paljudes kohtades pannakse see üldse pimedaks. Siit on ka näha, et ega need tavaliselt need kõik on nii muredad juba need voljad, et noh, siin on ka mingi tuuning on juba tehtud. Et see originaalvoolik kindlasti siin ei ole. Plus kui siit sisse lased ka vaadata, siis see on täiesti vale moto oma. See on siit alt nii kokku paindunud, et siit ega vist üldse õhk läbi enam ei käi. Aga see on 46 easy fix ja kõik jupid on õnneks mingi 10-20 euri, nii et ei ole hullu midagi. No laseme puhtaks või? Proovime. Nii, puhastasin poolid ära. Panen boosteri peale, paneme käima, vaatame, kas lahendas probleemi või mitte. Kui lahendad, siis otsime edasi. Siim äkki paned võtit või? No, ikka lahendab. Kui kõik võtid käivad, siis on juba hästi ja ega siis rohkem ei olegi siis. Ootame võit. Panen kui enda. Ei ole. Pane korra käima, ma hakkan järjest tõmbama, vaatame, mis pool on katki. Ära tagasi panegi. Korra kuule. 4 bitti ei tööta praegu. Ma vahetame 3 ära, ta võiks juba paremini käima hakkama, vaata see on täitsa nagu... Jumal ägedas paugud. Mulle väga meeldivad need paugud, nagu uus aasta. Need järjest 3 on lõpus ja esimene või? Jah, minust siin vahel oli ka üks, aga vahetame vahet ei ole, need 3 ära. Siin on numbrid, keegi on kunagi ära numbrid on. Esimene 4 sai kütus. No vahet ei ole, mul on 3 tükki nagu nii, me saame need 3 ära vahetada, mis lahti on. Ma olen toona autost need ära jätnud. Prems, kas sulle meeldivad siuksed projektid või? Ei. Talle tegelikult meeldivad, ausalt. Vaata. Üliõnnelik. Laupäeva õhtu tahaks saanud perega kodus olla. Me ütlesime, toome Veego kohe projektites, super, ma juba tahan tulla garaaži. No siin on ilmselgelt see, et mul on valge kiiver, ülejäänud on kollase kiivri poisid. Aga ma pean ikkagi silma peal hoidma. Me paneme ikkagi kogu hinge siia projekti. Et keegi peab ikkagi vaatama, et seda asja ilusti teha. Muidu nad teeksid üle perse seda muidu. No ja, kilekotiga veits jutte. Tegelikult me käisime siuksest kohast nagu Westhouse Customs käisime läbi. Me teadsime, et Luhakivel kindlasti on seal mõni pool üle, et vähemalt saab testida. Siin on mingi kena aretis või? See on chipbox. Chipbox või? Ma räägin sulle. No räägi. See on niimoodi. Nagu voolu taga ei ole, aga kui sa keerad need omavahel risti, siis keerad selle omavahel risti, see on mingi pluss 15 seppa. See on suurt ausi. Aga kui teistpidi keerad, siis saad kilovatte. Oleneb, kus vaja on. Kiirelt targemaks ei saanud, peab hakkama vähe süvitsi minema sellega. No muidugi ilmselt, ega need poolid võivad ka katki olla, me võtsime mingi suvaliselt praegu riiulist, et ei tea. Persis on või? Ei ole midagi hullu. Ei ole jah? Käis ilusti. Siuke huvitav on naerat. 2 bitti käib, nii et ei ole hullu midagi. Aga praegu on muutunud midagi või? Üks asi on muidugi veel. No siin praegu me teame, et kütus on vaata, sest märjad olid. Ehk siis ainuke asi on, et sadet ei ole ja siis arvatavasti ikka on mingid
kuigi praegu on jälle see, et esimesed 2 töötasid ja need on need 2, mis me ennem nagu võtsime välja, ehk siis kõik need 4, mis need 3 ka justkui ei tööta siis. Aga ennem see ei töötanud. Nüüd läks seda käima. Ja, sest ma panin selle pooli siia vaata, ehk siis ongi pooli asi või poolis see. Võibolla need kõik kui me praegu tõstame, me võime lihtsalt teha testi, tõstame need 2 omavahel ümber. Ja siis me teame, et on asi poolis ja ei olegi ju rohkem mingit ongelmad. Seis on hea, auto on Tallinnas, auto on garaažis, tõstame üles, pidi olema alt väga ilus, Saksamaalt tulnud. Kõigepealt ta pidi hea, moto pidi ka hea olema. Moto ongi hea lihtsalt. Saksast meile saadeti video, kus mootor käis, aga ma arvan, tegelikult ei ole midagi hullu. Ma arvan, transpordiga on lihtsalt see poolid saba andnud, need olid nii vett täis. Paneme uued poolid, ma arvan, küll me ta käima saame. Ei no käib, lihtsalt mitte nii nagu peaks. 2 püti pealt. Jah, nüüd vaatame alla ja vaatame, kui ilus talp on. Üks asi, mida ilus vaadata, et kui sa Saksamaalt auto tood, no 0 roostet ju. Mõttes on 98 aasta pilve. Näiteks võrreldes minu enda talvetrihtikaga isegi see 3-nurk on täiesti läbi roostetanud. Siin on ju täiesti pekis, noh, selles mõttes, et HR-id On jah? toorik on väga aus. On jah, madalus on all. Aga jube puhas on ikka, kui sa Saksast pilli tood, no jube puhas. Sumpa aretus on ka väga kihvt. Meil on nüüd, kui me seda stanget tahme korda teha, siis meil on väga raske ju siia mingit asendust leida, kui me sumpa tahan samamoodi ette. Tegelikult see on tuus. Muidugi. Ma ei tea ühtegi 46, millel tuleb keskelt 2 toru. Ma ei ole ka näinud. No variant on see, et me laseme lihtsalt kellelgi laseme stange korda teha. Me muidugi mõtlesime Siimuga, et äkki kuna ta jääb driftivilliks, siis äkki need kohad nagu tead seda pistet teha üle vaata, nagu tehakse. Kas siin ei ole hästi roostet seal autol? Ma ütlen, ma ei ole kunagi näinud nii ilusat 46 põhjal. Nagu täiesti, no tasub ikka Saksast tuua. Kui tahad head toorikut, siis too Saksast kere ja vaheta kas või moto ära. Too kas või 1 kuus. Tahni tunnel, et see on nagu uus aasta. Täiesti tutikad. Mis see järeldus on siis? Et käima on vaja saada normaalselt, siis saab asja. No ilus on vaadata, ütleme niimoodi. Eks see ühe talvega Eestis oleks nii nagu kõik rõõbad, aga vähemalt praegu on nagu tavaline asi on ka see, et ma arvan, see poiss on kindlasti seda, kes iganes omanik oli, on seda autot hästi hooldanud. Skardani vahemuff on uus pandud. Tavaliselt see kasti tagasimmer alati lekib. Siin nagu lekkeid põhimõtteliselt ei, noh, väga minimaalselt. Kasti alt veits on, aga see on karteri tihend lekib natukene, aga see on tavaline. Aga Eestis on see ainult pluss, kui natuke lekib. Siis ei hakka roostetama. Ei, ma arvan, ei ole hullu midagi. Pealt tuleb lihtsalt puhtaks pesta, uued poolid sisse ja ma arvan, siis juba on fine tuning. No igal juhul tõime auto ära, vaatasime üle põhjalt, väga soliidne motoga ja ütleme, kui me peame ta kindlasti puhtaks pesema ja väga palju asju ma siin üldse kokku panna. Siin juhtmed on kõik kuidagi, ma ei tea, täiesti sassis. Ütleme, kogu see kolle vaja maha võtta. Siin on vaakumid hästi kõik lahti. 4 pütti hetkel ei tööta, ilmselt on poolid katki. Et tellime need uued, paneme, komplekteerime auto ära, teeme talle ülevaatuse peale ja siis saame juba ehitusega edasi minna. Ja üks asi veel. See auto ei jää veegole. Kuna me oleme sellel aastal juba väga palju motorsporti toetanud, seda me tahame kindlasti ka tulevikus teha, siis nagu te nägite, meil Instagramis oli väike küsitlus. Inimesed tahtsid, et me ehitaks E46 talvedriftika. Ja nüüd me tõime selle tooriku ära, meil on sellega väga palju tööd, aga selle auto sa võid endale võita. Kui sa paned kuulutus ülesse, siis peale kuulutuse panemist ilmub väike pop-up, kus sa saad vajutada jahi peale, siis sa osaled loosis ja võid võita selle auto endale. Nii et olge kursis ja vaadake järgmisi videoid.